ta on niisugune noobel ala ikka, ega väga palju ei ole. Rohkem hästi palju on vaja töökojas kogu aeg ikka putitada, et kuidas see jälle see uisk ja kas ta on nüüd sellise peale maha jooks ja niisugune nurk ja mastipainded, kõik on süsinik läinud, et mastid korralikult maksab juba mingi 3000 ja siis ta peab purjega kokku klappima ja kui siin nüüd oli esimene päev kõva tuul, siis seal nüüd telefoni peal on ju need GPS-id, siis 110 oli seal, tuli ikka vist ära. Kiirus 110 kilomeetrit tunnis. Kujuta ette nüüd, kui sa autoga sõidad. Ikka oled siin peal ja pead siis seda rooli hoidma nii, et täpselt. Appi, aga see on päris eluohtlik. Ega siin mingit traumasid väga juhtunud veel ei ole. Eks ikka võib juhtuda. Sõidavad kokku. Hoiame teile pöialt igal juhul. Millal start tuleb? Seal ongi, nüüd tuult ei olnud. No nägite lapsed, kui tuult ei ole, siis ei saa, kõik ootavad, kuni silmub. Ja siin on kohal väga palju riike. Ma lugesin uudist küll, aga ma neid kokku ei lugenud. On teil mingit aimu? Ikka oli päris palju, jah. Kuidas siis nii juhtus, et meie kanti sattus selline nii suur võistlus? No Leedus pidi olema ja siis seal oli ikkagi jääolud ei vastanud ja siin on, Pärnus on see majutuse pool ka hästi ju kõik talvel. Ja jää on, siin on nüüd seda rüsijääd, nagu ikka on siin, aga nüüd siit lähete natuke edasi ja siis on suht hea tasane kõik see plats. Nii et me ikkagi võime uisud alla panna, aga praegu siin on ikkagi võistlustsoon, siin ei oleks hea uisutada. Ei, too on kuskil kaugemal, siin ei ole midagi. Te võite panna küll, aga... Siin on nii konarlik. No see jagu, näete, seal lõpeb ära kohe. Kas on vanuseklassid või mis klasside järgi võistlus käib? No siin on nagu kolm, ütleme see nagu... Need ässad nagu ja siis on niisugused keskmised ja kuna nii palju on ja siis on nagu veel see C-grupp ja... Et ikkagi nagu tasemekaup on ju? Jah, nagu kvalifikatsioonivõistlused korraga ju niimoodi starti ei saa nii palju lasta, kui seal suured kiirused on ja siis vahepeal on märgis nad ju kõik koos ja siis on, võib seal kokku panna ja... Aga sa rääkisid praegu kellegi telefoniga, kas tema andis juhiseid või? On keegi sul seal valmis? Jah, et midagi tuul keeras, et hakkavad rada ümber panema, et võib-olla tuleb tuul. Praegu kõik nagu ootavad rohkem. See õrn tuulekene, näed, sellega ei lähe ikka liikuma. Vaatame, kas läheb. Isegi siis, kui me lükkame natuke? Nalja viluks. Igal juhul hoiame pöialt.